tere! Tere tulemast SmartCapi riskijuhtimise alase nõustamise ja fondide riskihindamise hanke infotundi. Minu nimi on Merilin Laager ja juhin tähelepanu, et esitlusettekanne on selgitav ja informatiivne materjal ning detailseid tingimusi ja nõudeid tuleb vaadata riigihankete alusdokumentidest. Ühtlasi infotund salvestatakse ja video lisatakse riigihangete registrisse. SmartCap on 2011. aastal asutatud väikefondi valitseja, mis valitseb 2 lepingulist kinnist alternatiivfondi. SmartCap Venture Capital Fund ja SmartCap Green Fund. SmartCap on ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuse tütarettevõte, mille missiooniks on panustada Eesti majanduskasvu ja arendada kapitaliturgu, olles pikaajalise strateegilise vaatega ankurinvestor riskikapitalifondides. Pakkudes puuduvaid investeerimislahendusi, keskendudes seejuures turutühimikel erinevates ettevõtete kasvufaasides ja turusegmentides. Investeerides turutingimustel ja lähtudes turuvajadustest ning investeerides kõikides majandustsüklites. SmartCapi valitsetavad 2 fondi, SmartCap Venture Capital Fond, vara investeeritakse Eesti fookusega riskikapitalifondidesse ja rahvusvahelistesse riskikapitalifondidesse. Varade maht eelmise aasta lõpu seisuga on 92 miljonit eurot. Ja SmartCap Green Fund vara investeeritakse Eesti fookusega riskikapitalifondidesse ja otseinvesteeringutena Eesti ettevõtetesse. Varade maht ligikaudu 100 miljonit eurot. Käesoleva hanke eesmärk on SmartCapi riskijuhtimise nõustamisteenuse osutaja leidmine hankedokumentides piiritletud mahus. Fondivalitseja teenus siis koosneb 2 plokist. Üheks on fondivalitseja nõustamine valitsetavate fondide riskihindamise protsessis ja teine plokk on siis fondivalitseja riskijuhtimisalane nõustamine. Fondivalitseja valitsetavate fondide riskihindamise protsessis on teenuse sisuks vajalike dokumentide, riskiregistri, riskiprofiili uuendamine või loomine, selle dokumendi regulaarsene ülevaatamine ja jälgimine, uuendamine, sealhulgas ootame ettepanekute tegemist, lahenduste väljapakkumist ilmnenud riskiolukordade maandamiseks ja vajalike lisategevuste leidmiseks. Ühtlasi ootame teenusepakkujalt regulaarset riskivalmidust järgivate dokumentide ülevaatamise protsessis osalemist, sisendi andmist ja ettepanekute tegemist. Fondivalitseja riskijuhtimisalane nõustamine on teenus, mille raames ootame nõustamist riskijuhtimissüsteemi väljatöötamisel, parendamisel ja elluviimisel. Ühtlasi ootame, et teenuse osutaja osaleks töökoosolekutel ning analüüsiks ja pakuks välja lahendusi probleemkohtade ilmnemisel. Ootame ka, et teenuse osutaja teeks muudatusettepanekuid vajaduse korral sisepoliitikate või protseduuride täiustamiseks. Ühtlasi näeme, et teenuse osutaja panustab riskijuhtimise tööriistade väljatöötamisse või olemasolevate täiendamisse.
Hankeleping sõlmitakse kuni 24 kuuks ja teenuste tellimisega alustatakse 1. jaanuarist 2024. Eeldatav lepingu maksumus on 160 000 eurot, käib ilma maksudeta. Ja hindamiskriteeriumiseks on maksumus ja madalaim on siis parim. Kvalifitseerimistingimused. Kvalifitseerimistingimuste osas toon välja netokäibe, mille osas viimase 3 aasta puhul peab pakkujal olema netokäive 70 000 eurot igal majandusaastal ning referentslepingute osas hanke avaldamisel eelneva 36 kuu jooksul peab olema täidetud üks leping alljärgnevas mahus. Peab olema osutatud fondi valitsejale fondide riskihindamise ja riskijuhtimise nõustamise teenust. Seal hulgas siis peab see teenus olema sisaldanud seda, et on nõustatud ühte riskikapitalifondi, tema riskiregistri ja profiili koostamise nõustamine vähemalt 2 järjestikuse majandusaasta jooksul ning riskiprofiili koostamise nõustamine siis 12-kuulise perioodi jooksul. Ühtlasi peab teenus olema siis osutatud ka nõustamise osas, ehk siis nõustamine riskide juhtimisega seotud küsimustes ja protsesside sisekordade täiustamise osas. Toon välja ka selle, kuidas siis riskikapitali investeerimisfondi mõistet me oleme avanud, mida siis palume lähemalt vaadata pakkumuskutse punktidest 4.3.2. Riskikapitali investeerimisfondi osas näeme, et tegemist peab olema olnud siis juriidilise isiku või varakogumiga, mis samaaegselt vastab kõikidele nõuetele. Fondi on kaasatud investorite kapital eesmärgiga seda nende kasuks ja huvides investeerida. Enamus fondi varast peab olema investeeritud reguleeritud turul muul avalikul kauplemisplatvormil mitte kaubeldavate mikro-, väike- ja keskmise suurusega ettevõtete aktsiatesse, osadesse või võla väärtpaberitesse või siis teiste riskikapitalifondide aktsiatesse või osakutesse. Ja selle fondi fookuses on varase faasi ettevõtted. Teenuse osutamise ajal valitses fondi finantsjärelevalveorgani juures registreeritud või tegevusluba omav fondi valitseja. Pakkuja peab oma meeskonda kaasama ühe spetsialisti, kellel on referentslepingutega analoogne kogemus, ehk siis peab olema nõustanud vähemalt ühte fondi riskiregistri ja riskiprofiili koostamise osas 2 järjestikuse majandusaasta jooksul, riskiprofiili koostamise nõustamine vähemalt 12-kuulise perioodi jooksul ning ühtlasi nõustanud fondi valitsejad riskide juhtimisega seotud küsimustes. Üks isik liitub meiega. Tere! Tere, Jelena, kas sa oled kuuldel? Tervist, jaa, olen küll, peaks olema. Väga hea, siis me jätkame. Et
pakkuja meeskonnas siis ootame ühe spetsialisti olemasolu, kellel on kogemus vähemalt ühe fondi riski hindamise ja riskijuhtimise alasel nõustamisel. Analoogselt siis referentslepinguga peab olema nõustanud fondi registri ja profiili koostamist vähemalt 2 järjestikuse majandusaasta osas, fondi riskiprofiili koostamise nõustamine vähemalt 12-kuulise perioodi jooksul ja ühtlasi fondivalitseja nõustamine riskide juhtimisega seotud küsimustes. Spetsialistilt ootame finantsriskijuhi sertifikaati või muud samaväärset pädevustunnistust. Ning pakkumus, milles on ette nähtud rohkem kui üks isik, lükatakse tagasi. Pakkumuse koosseisus tuleb vajadusel asjakohaselt olukorra tekkimisel siis esitada ühispakkumuse volikiri vormil 2 spetsialisti CV. Tuginemise korral teise ettevõtja vahenditele tuleb esitada poolte poolt allkirjastatud nõusolek. Hankepassi vorm tuleb täita riigihangete registris. Ja lisaks tuleb esitada riigihangete registri andmevormidel kõik nõutud andmed ja kinnitused. Teabevahetus riigihanke osas toimub ainult registri vahendusel ja pakkumuste tähtaeg on 25. oktoober kell 11. Ja pakkumused peavad olema jõus 3 kuud. Nii, ja olemegi jõudnud lõpuossa, et kas nüüd on võimalus esitada küsimusi. Jelena, sina liitusid meiega siin poole peal, et... Ma küsiksin seda, kas te olete eelnevalt viinud läbi ka turu-uuringu, et hindamaks ära, et kui palju pakkujaid võiks vastata nendele kvalifitseerimistingimustele, et kes saab pakkuda seda teenust, mida te soovite, seda spetsiifilist kogemust, et kellel võib see olemas olla? Turu-uuringut riigihangete seaduse kontekstis me läbi ei viinud. Okei, selge. Sest miks ma seda küsin, on see on väga spetsiifiline valdkond ja nõutav kvalifikatsioon on ka väga spetsiifiline ja see eeldus, mis räägib sellest kogemuses, on ka nagu väga spetsiifiline valdkond. Seepärast ma uuringi seda. Ei, see on täiesti mõistetav, aga tegemist ongi väga spetsiifilise valdkonnaga ja need nõuded, mida me esitame, tulenevad asjaolust, et vastava teenuse osutaja peab olema kompetentne ja pädev neid teenuseid osutama. Ja sellest tulenevalt ka vastavad nõuded siis spetsialistile. Nõus. Aga kui meeskonnas oleks rohkem kui üks liige, siis selle kohta ma saan aru, et siis automaatselt kvalifitseeritakse seda pakkujat. Peab olema üks isik. Jah. Okei. No iseenesest see riskijuhtimise valdkond ja see teemad on nagu niivõrd lai ja finantssektoris eriti. Seal on väga palju erinevaid neid vaatenurke, kuidas seda võiks käsitleda, kuidas seda võtta, aga jah, see konkreetne valdkond ta on vägagi spetsiifiline tõepoolest. Nõustun sinuga. Aga kas nende sertifikaatide osas ja nende pädevuste osas ma saan aru, et seal võis sobida ka mingisugune muu sertifikaat, juhul kui see on olemas, mis ei pruugi olla võib-olla üks-ühele riskijuhtimise valdkonnaga seotud, aga üks kaetavatest teemadest, mida peab teadma selle sertifikaadi omandamiseks.
ongi riskijuhtimisega seotud küll, aga see võib olla natuke laiem kui fondivalitsejate spetsiifiline teemavaldkond ja see vist ei pruugi olla väga selles mõttes nagu sobiv kvalifitseerumiseks, kui oleks just nimelt need spetsiifilisi sertifikaate, mida te olete selles pakkumiskutses välja toonud. Ma võtan vist selle küsimuse ise vastata, et sellega on selline lugu, et need sertifikaadid, mis seal on üles loetletud, on finantssektorile omased sertifikaadid ja seal ka üles kirjeldatud üks sertifikaatidest, mis on CFA sertifikaat, ei ole ainult riskijuhtimine, et see ootus pakkujale on, et ta teaks finantsriskidest ja investeerimisriskidest, et oleks ta omandanud mingi sertifikaadi, mis tõendab temal nende oskuste olemasolu, et kui on tegu mingi muu sertifikaadiga, siis hetkel on võib-olla keeruline sellele isegi vastata, aga see üldloogika on see, et ta peab tundma seda valdkonda ja sertifikaat peab seda siis väljendama, et kui vaadata ka kvalifitseerimistingimusi ja muid tingimusi, mis on seatud, siis see on ikkagi investeerimisfondid, investeerimisfondidega seotud riskide juhtimine, mille osas siis see sertifikaat andma meile kui pakkujale kindluse, et see isik on pädev seda tööd teostama, et võib-olla Verilin ja Merle tahavad veel selgitada, aga see on see üldloogika, et need on kaks kõige lähedasemat sertifikaati, kõige ideaalsem on muidugi FRM-i litsents, mis selles valdkonnas nendel spetsialistidel on olemas, kes seda teenust osutavad nii Eestis kui ka välismaal. Jah, nõus. Aga minul tegelikult rohkem küsimusi ei ole. Ja, aga siis aitäh osalemast ja edasine suhtlus siis saab toimuma riigihangete registri vahendusel, kuhu me ka käesoleva videosalvestise siis üles paneme. Okei. Nägemist. Aitäh teile, nägemist. Nägemist.